Tervitused taas ÜFU Eesti maailmakodanike podcastist. Minu nimi on Tiina Pärtel. Mina ise olin ÜFUga vahetusaastal vahetusõpilane Belgias ja täna istub minuga siin ÜFUkas Egle Eller-Nabi. Egle elas tänu ÜFU Eesti organisatsioonile aastal 2001-2002 vahetusõpilasena Venezuelas. Egle on täna personaaltreener, toitumisnõustaja, koolitaja, 3 lapse ema, mitme raamatu autor ja Eesti esimene profikaardiga bikiini fitnessi võistleja. Ja jätkub. Ja ainuke, kes on pääsenud võistlema olümpiale, eestlastest siis. Ja tänaseks on ta treenerina tegutsenud üle 20 aasta ja Egle spetsialiseerub treenerina just naiste treeningutele ja nende elustiili toetamisele, kus ta arvestab naiste hormonaalseid muutusi ja erinevaid vanuse etappe. Ja lisan veel, et oma suurimaks tugevuseks peab ta oskust siduda sportlikku vormi, tervise ja elulise tasakaaluga. Nii, väga võimas sissejuhatus oli mul juba endasse. Väga pidulik, aitäh! Mul on nii hea meel, et sa siin oled ja me hakkamegi siin saates rääkima sellest, et kui palju sul sa mäletad oma vahetusaastast Venezuelas, mis oli ju päris mitu aastat tagasi. Ja saate teises pooles me räägime natuke sellest, et kuidas sa sinna spordi ja treeneri maailma üldse jõudsid, bikiini fitnessi maailma ja millega sa täna oma aega siis sisustad selles maailmas. Vot. Tere ka minu poolt. Väga uhke sissejuhatus oli. Aitäh, et sa kutsusid ja me oleme seda mõtet Venezuela teemal siia tulla. Tegelikult päris mõnda aega vahetanud mõtteid, et tulla ja mul on hästi hea meel, et praegu ongi see õige aeg meenutada, et ma olen kuidagi oma eluetapis, öeldakse, et asjad käivad nagu kuidagi etappide või lainetega või ringidega, et just möödunud suvi juba, et ma just tundsin, et kuidagi ma sattusin tagasi selle Venezuela lainele, et ma läksin just uuesti hispaania keele kursustele, et meelde tuletada keelt, et ma tundsin, et ma tahan nagu rääkida seda. Ja siis kõik hakkasid küsima, et kas sul on mingi mõte ja miks sul seda hispaania keelt ja nüüd on ja aga kunagi, ma ei tea, et kunagi ei tea, et mul tööalaselt seda täna vaja ei lähe, aga samas varasemalt, kui ma võistlesin, toimusid väga paljud Euroopa meistrivõistlused just Hispaanias. Väga kasulik. Ja, et ma ei tea, et kõigepealt keel selgeks ja siis elu näitab nagu. Aga kui sa täna mõtledki tagasi kogu sellele kogemusele aastale, kui sa elasid seal üksinda teismeelsena, siis mis sa täna ütleksid, miks sul oli vaja minna sinna üldse? Hästi palju põhjuseid ja ma tegelikult olen sellele mõelnud, kui ma oma elule olen mõelnud, siis ma olengi mõelnud, et väga paljud asjad, mis ma olen teinud, natukene nagu mõnes mõttes teistmoodi, on sellest tulenevalt, et ma olen olnud teismelisena riigis, kus mina sattusin siis täiesti teise kultuuri, usklik pere, hoopis teisel majanduslikul järgul kui minu enda pere. Ma tulin ju Hiiumaalt väiksest kohast ja sellel hetkel, kui ma sinna perre sattusin, siis tol hetkel kohe ka ei olnud lapsi. Seal nad olid ise vahetusaastal ja reisil, et kodukeel oli ikkagi hispaania keel, mida mina rääkisin mõned laused ja peale seda ma tunnengi, et väga paljud olukorrad elus tunduvad nagu nii palju lihtsamad, et minu jaoks on olnud nagu, ma olen elanud ka Itaalias nii-öelda 1 aasta ja sellised kõik olukorrad tunduvad niimoodi, et okei, et kui ma olen nagu keele vajadusel 1,5 kuuga ära õppinud, siis läinud nagu teise kultuuri, siis ühest küljest sul on nagu lihtsam mõndadesse olukordadesse sisse elada ja lihtsam teha võib-olla ka koostööd ja olla olukordades, kus sa mõtled, et sa ei pea kõike mõistma, aga sa ikkagi, sa saad aru, et inimesed on erinevad ja sul on palju lihtsam nagu koostööd teha. Et see võib-olla oleks
oleks üks asi ja mul tuli kuidagi selline asi ka peale seda, et sa hakkad vaatama, et sinu jaoks maailm on, kui muidu on mõtted, et oi, et Kanada asub kaugel või Venezuela asub kaugel, siis kuidagi peale seda tundus, et see on hästi lihtne üle piiri nagu minna oma nagu soovidega, et kui ma tahan midagi saavutada, et oi, et aga see treener kõige parem on näiteks Ameerikas, ma kirjutan talle. Et võib-olla ma ei oleks selliseid asju nagu kunagi varem nagu mõelnud või teinud. Nii äge, ühesõnaga see tegi su elu justkui hiljem lihtsamaks, avas sulle maailma piirid täielikult ja andis palju väärtuslikke kogemusi. Kindlasti ja pani ka huvi tundma just selle vastu, et mis mujal tehakse selle perega. Mina oma vahetusaastal päris palju reisisin ja siis tunduski nagu loomulik, et näed, et kui see inimene või see võistlus toimub, ma näiteks olen läinud hiljemalt, kui ma võistlesin ka esimesena siis USA-sse võistlema kohta, kus teised ei olnud kunagi käinud, ma läksin sinna täiesti ilma tiimita, täiesti üksinda. Minu jaoks juba kuidagi oli see normaalne, et ma lihtsalt lähen ja ma vaatan ja küll ma nagu hakkama saan, küll ma koha peal vaatan, mis saab. Et sellised olukorda on hiljem hästi palju tulnud, et võib-olla ja just see, et kui paljud võib-olla mõtlevad, et alustavad mingit projekti ja siis nad vaatavad hästi väikselt, et olgu, et näed, et no Eestis meil siin tehakse nii. Aga minu jaoks oli normaalne, et ei, et Eestis tehakse nii, aga kuidas nagu mujal tehakse, et sa hakkad neid, ma ei tea, enda nõustajaid või treenereid või coach'e, ka sõpru nagu mujalt otsima. Nii põnev. Aga kui me läheme sinna kohe kõige algusesse, kus elasid veel Hiiumaal, saabus aasta 2001, kui palju sa Venezuelast üldse teadsid, miks just sinna riiki sa otsustasid minna? Ma kusjuures emaga arutasin seda, et me üritasime täiesti meelde tuletada, kuidas Venezuela, ma mäletan, kui see otsus tuli Venezuela, ma ei mäletanud seda, mis hetkel tuli otsana nagu soov minna vahetusõpilaseks, et ma olin juba kooli ajal olin suht aktiivne erinevates projektides, ma tegin hästi palju sporti ja siis käisin, oli vist kunagi mitte koolilaat, aga mingi projekti raames käisin, kus jagati siis lendlehti. No sain mingisuguse lehe kätte, et vahetus ja siis oli Jufu. Ja siis mu mõte hakkas nagu, et oi, et tegelikult päris tore, ma olin käinud mitu korda Soomes mingite projektide raames ja see mõte ei lasknud mul minna. Ema alguses, ja mina mõtlesin ainult Euroopa peale, ma tahtsin lihtsalt seda nagu nõusolekut vanematelt kuidagi kätte saada, ma olin mõelnud, ei, kuhugi ma kindlasti lähen, olgu, ma luban, ma lähen siis Soome või Rootsi või Ungarisse ja ma tean, et ma tol hetkel oli ka mõte, et minna spordikooli siis keskkooli, aga ema siis, ma arvan, tundis kergendust, et vähemalt ei ole spordikool, olgu, et las siis kandideerib, ei tea, kas sealt üldse midagi tuleb. Ja ma kandideerisingi tegelikult, ma mäletan, et igal juhul oli Soome, Rootsi ja midagi siin veel. Ja siis mulle helistati Jufust, et olgu, et teil tegelikult läheb päris hästi ja meil on siin tegelikult teisi riike veel. Ja ma mäletan seda kõnet jumala eest ja mõtlesin, et olgu, et mis teil nagu pakkuda seal on. Pakkusid USA, siis oli inglis, mõtlesin, et see on inglis, ma ei tea, kuidagi tundus, et okei, et mis teil veel on. Ja siis üks riik oli Argentiina ja ma mäletan, ma tegin selle Eneke kaardid olid, kuna tegin lahti, meil ei olnud ju siis tol ajal niimoodi nagu Google'itega midagi ja mul ei olnud telefonigi. Siis ma vaatan, et Argentiina, loen hästi kiiresti, oli vaja lugeda, et seal natuke külm ka, kui juba, pärast saadetakse kuhugile lume sisse, lihtsalt otsa Hiiumaalt ja sinna ma ei taha. Siis et Venezuela, siis vaatan, okei, Ladina-Ameerika kuuma temperatuur on seal just nagu seal just olnud, siis vaatan, Kariibi meri, äkki midagi mulle ja ma olin täiesti otsustanud, et olgu, et võtame. Ja ma tegelikult emale nagu kohe ei öelnudki, et ma lihtsalt kinnitasin selle ära ja kuna siis tuli välja, et mu vanaisa sõber on Vaino väljas, kes on seal elanud. Ja siis ma kuidagi sain veel nende poole hoiu. Emaga läks väga kaua aega ja milles ma saan aru ise olles täna ema. Mul on tütar on 14, ma ausalt, ma läheks taga kaasa, kui ta ütleks, et ta läheks kuhugi sinna. Aga jah, niimoodi tuli see Venezuela ja mind oli nagu võimatu ümber. Ma tean, et ema üritas kõige paremate kavatsustega veenda mind ümber.
et tõesti tollal on telefone, noh, me ei saanud omavahel, see oli nii kallis helistada. Me tõesti saatsime tavalisi kirju, mis läks siis, ma ei tea, 2 või 3 kuud kohale, selle ajaga oli kõik asjad juba muutunud. No natuke saime nagu meile ka ikka vahetatud, aga ikkagi. No ma ei kujuta ette enam täna või noh, täna on nii raske mõelda, et kui ilma internetita nagu ei saagi meile ka saata. Eestis oli, meil oli väga hästi meilide saatmisega, aga seal oli niimoodi, et seal võis elekter käis meil kogu aeg ära ja tol ajal ma vahel logisin sisse 10-15 minutit, et ühte meili saata ja siis vahepeal käis elekter uuesti ära ja kogu see kiri, mis ma kirjutasin, noh, see ei salvestunud näiteks, no seda oli, et siis sa mõtled, et okei, see nädal ma saadan ühe e-maili. Et no umbes tase oli midagi sellist. Aga kas see oli kodus või see oli kuskil internetikohvikutes? Kodus oli, neil oli kodus arvuti olemas, et Eestis oli muidugi mugav, et mina sain kohe Eesti poolt kirjad nii-öelda meilid kätte, aga jah, seal oli selline keerulisem ja vahel ei olnud internetiühendus, ma isegi ei tea millest, võib-olla see poliitiline olukord oli seal juba selline natukene keerukam, et jah, see netiühendus siis kadus ära vahepeal, nädal aega ei saanudki internetti sisse. Aga tol ajal ma ei osanud seda ka nagu, noh, see ei olnud osa nagu mu elust, et ma ei osanud seda kuidagi mõeldagi, et see midagi katastroofilist on. Ja kui sa täna, enne kui me su perest näiteks räägime detailsemalt, et kui sa täna mõtled sellele aastale, siis millised 3 märksõna sinu jaoks seda aastat just kirjeldavad? Või kokku võtavad? 3 märksõna. No üks on kindlasti sisseelamine, kultuuri, mis on täiesti teine, et siis noh, väga suur põnevus, et mul oli ikkagi täiesti teistsugune aasta, seda on hilisemas elus ka sellist põnevust on mujalt ja väga suur elukogemus, et sa saad teada iseenda, teise kultuuri kohta väga palju ja sa hakkad teistmoodi nägema oma kodu ja teisi inimesi ka, et niimoodi kaugelt distantsilt ka kodus olevad asjad, noh, mis tunduvad nii nagu loomulikud, sealt vaadates väga paljud asjad, ma hakkasin väga paljusid asju igatsema, olenemata sellest, et ma nutsin 2 kuud enne äratulekut, et ma ei taha koju tagasi tulla ja ma tulen siia tagasi ja porke, miks te mitte ära saadate. Aga samas oli väga palju asju, mida ma ikkagi tegelikult nagu väga igatsesin ja ma mõtlesin, et see on ikkagi Eesti puhul väga eriline. Okei. See esimene märksõna oli sisseelamine. Kuhu sa siis hakkasid sisse elama? Kus sa elasid? Kellega sa elasid? Milline see elu välja hakkas nägema? Mina läksin niimoodi, et mina oma perest ei teadnud midagi. Ja mul ei olnud mingit infot. Kõigepealt ma maandusin Caracases ja tuli mulle vastu pere. Ma tegelikult arvasin, et nemad ongi need inimesed, kes siis mind võtavad. Ja see perepoeg siis, kes selle perepoeg oli, tema väga ei rääkinud inglise keelt, mõned asjad, aga ta ei pidanud ka vajalikuks neid ingliskeelseid asju rääkida. Ta võttis mul lihtsalt kaasa. Ja siis nad üritasid, keegi tuli koju, üritasid mulle rääkida, et tegelikult on siis nii, et nemad ei olegi need, et aga mina elan seal umbes 6 aega või nii kaua, kuni ma saan USA-sse viisa. Sest see pere, kelle juures ma hakkan elama ja ma teadsin tegelikult ka, et ma peaksin olema Maracaibos, aga kuidagi mingi segadus seal tekkis. Et ühesõnaga oled nii kaua meiega, kui sa saad viisa, sest sinu pere tahab reisida sinuga koos siis mingiks perioodiks USA-sse. Sul on seda viisat vaja seal. Ja tegelikult alguses elasingi siis Caracases umbes 3-4 nädalat. Ma sain selle viisa kätte ja siis tulin Maracaibosse. Ja Maracaibos oli siis mul pere, kus oli nii-öelda ema-isa ja 2 tütart, aga 1 tütar sellel ajal elas USA-s ülikoolis oli ja teine oli vahetusõpilane Sveitsis. Mind võttis vastu selline pere, et nad olid väga jõukas pere aga inglise keelt nagu väga ei osanud keegi. Väga on isegi selline, no võib-olla, et tere, et kuidas sul läheb selles suhtes ja usklik pere, nagu ikka seal kultuuriliselt ja ma olen mõelnud, et see, mis me vaatame seebikatest, nad elasid täpselt niimoodi. Et kogu see eluolu,
ma ei tea isegi see, et no kui ma oma kodus ärkan üles, seal oli nii, et sa tuled oma toast välja, sul on kingad jalas, sa oled ikkagi väga viisakas, näed välja, meik, juuksed tehtud, kui vaja, siis see proua, kes me majas töötas, tema esimesed hommikud oligi nii, tuli mu tuppa ja nad eeldasid, et näitasid, et pea peab olema nagu pestud, tuleb juukseid ei kuivatama iga hommik. Ja ma mõtlen, et mida ja sirgendas on ju, ja siis ma nagu üritasin selgeks teha, et no necesito, et pole vaja, on ju, ei. Siis ma sain aru, et juuksed peavad olema sirged. Siis kui ma õppisin rääkima, siis võtsin, et kuulge, et tegelikult mul on täiesti sirged juuksed, et ei ole vaja, siis see pull lõppes ära, on ju, õnneks. Aga seal oli jah niimoodi, et isegi kui hommikul isa ei oleks oluliselt varem tööle, siis kõik istusidki laua taga, et näiteks kui mul ei olnudki vaja kuhugi minna, ikkagi see hommikuseks 6 ajal, me istusime kõik ja ei olnud nii, et lähed kuidagi pidžaamades, võtad oma kohvitassi ja siis lähed oma, see ei ole nagu mõelda, sa istud, kogu pere on koos, et vähemalt selles peres oli see ülioluline. Õhtusöök, hommikusöök, lõuna ajal olid kõik nagu eraldi ja ma ei tea, kui ma oleks dressipükstes ja sokkidega seal näiteks, nii nagu ei, poleks mõeldav olnudki, ma arvan, ma oleks ema käest saanud sealt kohe nagu. Aga kas sul koolivormi ei olnud või? Mingi Tšiilis ma tean, et on, aga kas Venezuelas ei ole või? Minul sattus niimoodi, kuna minu pere tahtis reisida kuukseks USA-sse, siis me olime 3 nädalat vist Arubal, või olime 4, ma täpselt enam ei mäleta. Nemad tahtsid reisida ja nemad võtsid missiooniks, et nemad näitavad mulle, ma ei tea, kas nad võtsid, aga nad ühesõnaga, et nemad näitavad mulle seda riiki. Et siis mina läksin keeltekooli, hakkasin õppima hispaania keele kursusel ja inglise keele, et mul erinevaid nagu tunde. Nii et sellist tavapärast koolielu, ma nägin, kui ma olin Caracases, sest et siis ma läksin selle vennaga ülikooli kaasa. Nendel vist on 11 klassi ja nad lähevad varem siis ülikooli, siis ma hängisin seal. Et ja ma nägin, et jah, et muidu need koolis käidi koolivormiga, aga mina käisin siis seal keeltekoolis, siis mina võisin nii-öelda ilma vormita minna, et ma sain siis kontsakingadega kogu aeg käia nii palju kui vaja. Okei. Ühesõnaga, sa tegelikult oma vanuste inimestega ei käinud iga päev koos? Käisin keeltekoolis olid ja minu seltskond oli hästi palju rahvusvaheline, et siis need, kes õppisidki hispaania keelt, et Trinidad Tobagost oli mul sõbranna, Brasiiliast, kes elas muidugi juhuslikult ka samas majas. Ja Hiinast olid, et keeltekursusel Liibanonist oli üks naine, kes oli tulnud läbi abielu sinna, et selles mõttes hästi värvikas ja siis kõik need perekonna nii-öelda tuttavad, et selles ma isegi imestan, et ma tagantjärgi mõtlen, et ma isegi imestan, et ma sain koha nii-öelda ka oma nende nii-öelda kohalikega suhelda, sest selles peres vähemalt oli nagu väga, väga tuntav see, et neil on oma ringkond, oma pered, kellega suheldi, kui nad on ka siin jõukamad, et siis et tegelikult eelistati ikkagi, et seal oli ka nii ääretult ohtlik, et sa suhtled ikkagi nende inimestega. Nad pidid alati teadma igat hetke, kus ma üksi tänaval kunagi käin, ma ei sõitnud kuhugi ja lõpuks ma mingi poole aasta pealt sain selle, et ma hakkasin ise käima koolis, keeltekoolis ja võisin koju tulla. Et see, et ma mõtlen, et ma läheks nagu natuke jalutaks tänavale, et see ei oleks olnud isegi, ma ei ühtegi korda ei olnud sellist asja, ei Caracases ega Maracaibos. Autoga viidi, autoga toodi, isegi majast sisse, kui ma hakkasin ise käima, ma iga kord pidin ennast registreerima, et see oli tõesti ohtlik nagu see Maracaibo. Mitte ainult Maracaibo, vaid Caracas ka. Et seal ikkagi sellist kuritegevust tol ajal juba oli väga palju, et see oli tõesti ohtlik, et sellised, ma ei tea, röövid ja kõik need olid nagu, ikkagi väga tavapärased, et ma ei tea, selline kogemus ka ikkagi on. Ühesõnaga seal nagu ei ole siukest asja, et läheks hommikul korraks sörkima kuhugi parki või teeks sammuvõistluse sõpradega või nagu mõeldamatu. Ja ma olen mõelnud, minu pere näiteks, see pere üks tütar, ta nüüd täna töötab treenerina, ta on Madridis.
aga tol ajal see, et tema käis spinningus mõned korrad nädalas, see oli nende nagu selline noh, et kuidagi isegi natuke nagu sobimatu selles peres, et naised, seal oli see missindus ja nemad käisid spordiklubis, ja ma käisin nendega kaasa, aga see spordiklubi oli selline, et minu arust äkki seal oli mingisugune jalutuslint ja ujumisbassein ja päevitustoolid, aga päevitada ka ei tohtinud, sest sa pruuniks ei tohi minna. Ja mina, kes ma olin, siis ma tegin kergejõustiga, ma võistlesin, ma olen tollest hetkeks olin üle 10 aasta ma elust tantsinud, siis minu jaoks oli see, noh, see oli üks asi muidugi, mida ma ääretult igatsesin ja ma mäletan, mul oli päris mitu nagu sellist ikkagi tüli selle emaga. Ma tahtsin minna jooksma või jalutama ja ma elasin täpselt vaatega järvele, Maracaibo järvele ja ma sain aru, et seal ääres tegelikult saab ju liikuda. Ei, ma oleks võinud jalgsi alla minna ja sinna, et see nagu kindlasti ei tohi. Kui siis me viime su autoga ja siis sa nagu, noh, umbes, ma ei tea, ümber auto no põhimõtteliselt, et noh, me siis nagu, et miks sa pead seda tegema või et kuidagi see spordi ja teema oli ikka neile täiesti, et ei saa, et jalad lähevad nagu, noh, ma ei tea, mingi selline jutt oli ka isegi, ma mäletan, et see sporditeema ma hullult igatsesime ikkagi lõpuks kuidagi endale mingi ujumistrenni ja rääkisin välja, et see siis oli nagu selline, et okei, et noh, see sobib, et seda siis võib teha, et naisterahvas on ja. Aga no, mõeldes, et täna ka su elu on nagu spordiga ümbritsetud igat pidi. Kas sa siis aasta aega tegid oma toas mingi proovisid võimelda või sa ei teinudki midagi või? Ei, ma ütlen ausalt, kui ma sain selle loa, et noh, nii et ma sain ise hakata kooli liikuma, nad vist tõenäoliselt selle organiseerisid, Jufu, ma arvan, veenis neid ka, et noh, et tegelikult päeval ja umbes nii, ma täpselt ei tea, kuidas see oli, sest nende enda perelapsed mitte kunagi, see ei ole, noh, see ei olnud mõeldavgi, et lähevad nagu niimoodi iseseisvalt. Et siis ma ikkagi leiutasin, et sõitsin kuhugile, näiteks oligi siin sama järve äärde, siis käisin jalutamas ja hakkasin ujumistrennis käima. Et see, noh, see kuidagi siis oli nii, et no olgu, et uju siis, aga jaa, et muud trenni, no siis veel ma isegi ei osanud nii-öelda nagu ka mõelda selle peale, et oleks võinud nagu toas teha et aga jalutust jooksu ma ikkagi sellist vabadust ma hakkasin kindlama seal. See oli üks asi, millele ma mõtlesin, et ma ei ole kunagi mõelnud, kui tore on elada, kui on turvaline, et sa võin lihtsalt, ma rääkisin neile, et appi, et ma ei tea, me tuleme teinekord nagu, ma ei tea, öösel koju jalgsesse, Dios mio, kuidas see nagu mõeldav on. Et siin ei ole mõeldavgi, et sa ei saa, et nad isegi valvati relvadega, kui sa sõidad, nemad selles Maracaibos, noh, sellises eramajas, nagu kuigi nad olid väga jõukad, neil olid erinevates piirkondades siis majad, aga seal neil ei olnud, siis ütles, et noh, et ei ole mõeldavgi, et sa ei suuda seda turvata, et siis on sellised, olidki siis, noh, rikastele tornmajad, mida siis valvati, on ju. Ja mäletan, me sõitsime garaažis, oli alati nagu lisavalvur, kes siis valvas seda, et kui see läheb kinni, et noh, et kõik saavad turvaliselt sisse, et see oli midagi sellist ja noh, et me kunagi oma elus näinud, et suurte relvadega niisama nagu turvatakse, et see tundus nagu alguses, see lõpuni välja, ma arvan, selline hirmutav, et kuidagi, noh, meil Eestis ei ole sellist asja. Sa ütlesid, et sul oli koduperenaine? Kas teil oli siis autojuht ka või seda võis teha ise autot juhtida? Oli autojuht, aga pigem ema sõitis ise ja isa sõitis ka ise, et kui oli vaja, siis kutsuti keegi, kes sõidab, aga tavaliselt alati leiti keegi, kes siis sõidutab. Et ise seal õed, see on mõte, mul ei tulegi meelde, kui õed tulid. Ei, nad sõitsid ikkagi ise autodega, jah. Kas sa kogesid mingit sellist ohtlikku olukorda ka seal või? Kui sa nägid neid relvadega turvamehi igal pool ja kõik oli nii turvatud, kas sa siis tegidki tegelikult, et väga väike šanss, et midagi juhtub või ikkagi nägid midagi ka? Telekas nägi päris palju, et sellised olukordi, kus ma mõtlesin, et issand, et see on ju, noh, see on see sama tänav, kus tegelikult igapäevaselt sõidetakse mööda, käiakse, et pangarööveli hästi palju, kus lihtsalt oligi, et ka tavainimene, keegi ei mõtle, et see on nagu siis tavainimene, et lihtsalt tulistamisi ja isegi kui mind autoga viidi, ütleme kooli, et siis ehted või sellised asju ei ole mõeldavgi, et sa sellises kohas, isegi tavalisi ehted, et pigem nagu hästi-hästi tagasihoidlik, et
ehetega, jah, kuld või hõbe ehetega, noh, sest et kes tahab röövida, tema ei tea, et kas see on päris või ei ole, et parem ikkagi pigem mitte. Ja aga kõige ohtlikum olukord, mina muude ja inimeste vahel ei ole tulnud, aga me läksime sõbranna ja tema emaga, kes oli siis minu ema sõbranna, muidu mind poleks elus lubatud, aga läksime siis rannapiirkonda. Ja see oli vist sellised tripid olid mu ainukesed nii-öelda nagu vabad, kus ma sain nagu kuidagi nagu vabam olla, kus nii palju, nende peres oli hästi palju nagu reegleid, aga loomulikult minu enda nagu turvalisuse huvides kindlasti. Aga siis me läksime ja istusime õhtul, nii et see oli paadisild ja mul olid jalad vees. Rääkisime juttu, no tõesti lõbus oli ja siis nagu vaatad, et kivid on vees, on ju. Mingi hetk vaatad, nad oleks nagu lähemale tulnud need kivid või kuidagi, on ju. Ja siis mingid kohalikud, ma ei tea, kas kalamehed, täiesti karjuvad, on ju, et ma sain, et midagi on vales, mina niimoodi ehmatasin, ma keelast sain aru, aga ma sain aru, mis juhtus. See et jalad ära ja siis need, ma saan aru, et sellised krokodillikesed, on ju, tulid nagu lähemale, see oli nagu, ma arvan, et kui kõige ohtlikumast olukorrast rääkida, siis see oli selline ja üldse nagu, et täiesti, ma ei oleks ise aru saanudki sellest, et kuigi, mina olen eestlane, ma olen harjunud, et ma võin nagu jalad vette panna. Sõbranna ka nagu üldse ei mõelnud, et mõlemad vaatasid, nii nagu lõbus oli jutustada, et see oli selline, see ei olnud mõeldud ujumiseks see koht ilmselgelt, et selline huvitav. See ongi nagu huvitav, et sa võib-olla olid valmis või nägid, et mingeid rööve tuleb karta, aga siis tuleb täiesti selline asi, mis on nagu kust kohast, et jah, et vihmametsas me käisime reisil, aga et ei ole sellist muud. See oli tore tegelikult, et sa nägidki selliseid loomi, mida ei ole varasemalt näinud. Üks loom oli neil küll, kas see on iguana või selline nagu suur sisalik, kui ma seda esimest korda nägin, siis kõik naersid, ühesõnaga läksime kuhugi ostukeskustega, ma läksin välja, ta lihtsalt jooksis mu eest. Ma nagu see dinosaurus minu jaoks, et ta oli nagu, ta tundus mulle nii suur, Eestis sisalik on ju, sisalik on selline ja ma ei karda teda, aga kui suur sealsus oli? Ta oli ikka mingi selline, võib-olla praegu panen väike koera suurune. Jah, ühesõnaga tegelikult ongi ta on suure kassi või väiksega keskmise koera suurune. Võib-olla panen praegu juurde, see tundus nagu nii hirmus, vaevalt muidu oleks seda kartnud. Aga ta lihtsalt niisama jooksis, ta ei rünnanud mitte kedagi, ma hakkasin karjuma, mina muidugi jooksin minema ja siis nad kõik naersid, et kuule, et tegelikult on suht tavaline, et see on nagu meil siin mõnes riigis on kassid, et siin on nagu sellised, et harju ära, et nad siin jooksevad, on ju. Okei. Aga kodus ei peeta neid? Ei, need ei olnud kuskil ja kui ma kuulasin enne minekut, ma kuulasin mõne inimese kogemuslugu, siis ma tegelikult olin valmis, et mul on sisalikud ja maod toas, sest et olenevalt piirkonnast, et kui sa satud kuhugi sellisesse tegelikult Caracases mul oli see maja, kus ma elasin, see oli niimoodi, et kuidagi nagu hästi looduse juures, et ma ei saanud magada nädal aega, sest et sõna otsas mõttes papagoid karjusid. No nii paljust, et nad ei karjunud tegelikult, eks ju, aga kõik need hääled, mis sealt nagu tulid, olid minu jaoks nii paljud, aga siis ma oma mõttes olin tegelikult valmis, et võivadki toas võivad ka sisalikud olla, et ma ei tea ju tegelikult, kus ma satun. Ma ei tea, miks mul selline ettekujutus oli, et seina peal, kui sa lähed nagu Ladina-Ameerikasse, siis seina peal võib olla sisalik. Kas sellepärast oligi vaja kingi kanda toas või? Et igaks üks, et peale astuda või midagi jalaga eemale lükata? Mina elasin linnas, mille kohta nad ütlesid, et see on Venezuela kõige kuumem ja kõige külmem linn. Sest et konditsioneerid toas olid sellised, et ma niimoodi, nagu me siin praegu istume, olla ei saaks. Et seal oli nii tugev konditsioneer, et sul on jahe, et peal on jakk. Et kindlasti, et jakk, kampsunid olid igal pool. Ja, sest kõik siseruumid olid hästi tugeva konditsioneeriga, täiesti jahedad. Ja väljas samal hetkel oli siis 40 kraadi, võis olla ka niiskuse kui vihmaperiood.
et ja ma ei tea, kas see kingade kultuur on sellest, aga kui sa vaatad ka seebik, et neil on, nad ei tule ta ei tule hommikul palja jalu tegelikult. Et ma mäletan, et nad rääkisid, et nad rääkisid kellegi siis, kelle juures keegi oli käinud, et näed, et ta on sealt Aasiast pärit ja kas sa kujutad ette, et sa pead neile niimoodi külla minema, et sa võtad ukse taga jalanõud ära. Enne kuulmatu. Ja siis ma ütlesin, et ei, et meil Eestis tegelikult on ka, et noh, et see on normaalne, et sa ei käi jalanõudega toas. Aga seal oli alati, et kingad jalas. Ja kuna kogu aeg iga päev keegi koristab ka su tupa, ma vist ei teinud selle aja jooksul kordagi oma voodit ära. Alguses küll üritasin, sa ehmatasid selle peale, et ma olen kuskilt nende jaoks, et issand, kas sa oskad nagu voodit teha korda? Siuke oskus. Jah, et umbes, et äkki vaesekene, et kust ta tuleb. Et päris palju oli oma kultuuri selgitamist ikkagi neile ka, et meil on normaalne, et triikimisega oli teine nali. Mis sellega siis oli? Nad olid, ma tahtsin hakata oma riideid triikima peale reisi. Okay. Ja ma läksin ise, ma nagu kuidagi nägin, kus see koht on, kus siis see proua triigib, no ma võtsin ka oma asjad ja ma läksingi nagu, et olgu, et ma hakkan triikima, kõik olid, mis sa teed, et appikene, mingi sosistasid ja siis üritasid mulle rääkida, et ei, et see kindlasti ei sobi, et miks sa teed, et kas sa oma kodus ka triigid, või emale ütlesin, ema, kuidas sa mind kohelnud oled, siin osatakse palju paremini mind kohelda. Aga ei, nad siis ütles, et ei, siin see ei ole sobilik üldse, et sa ei või, aga nad ütlesidki, et pärast hiljem, kui meil see keelebarjäär kadus ära, rääkisid, et nad ikkagi arvasid, et ma tulen kuskilt kas siis Agulist või kuskilt, et mul on ikkagi enda riideid pean triikima, ma pean ütlema, et ma harjusin sellega päris ära nii-öelda, et triikima ei pidanud ja oma voodi tuled nagu spaast, iga hommik ärkad üles ja tuled tagasi, voodi on ära tehtud ja kõik on nagu korras. See sisseelamine tuli pärast Eestis teistpidi teha. Kujutan ette. Aga mul tekib seda kuuldes küsimus, et mida nad siis päevad sa tegid? Sest Eestis, ma ei tea, mul ikka nagu teed siin süüa, siis ongi koristad, teed seal voodid, aeg nagu kulub asjadele, aga mida nemad tegid? Kas nad vaatasid seebikaid päevatsa või punusidki mingeid intriige ja klatši või nagu on seebikates või? Seebikate kohta mul oleks hea seik rääkida. Ma mäletan, et alguses, esiteks kui ma läksin see keeleõppega, ma tõesti ei osanud ühtegi sõna, ma olin natuke välja, see proua mulle andis mõned tunnid, et mul oleks lihtsam minna, andis oma raamatu ja ühesõnaga läksin ja siis nemad ju teadsid, et nemad ei räägi inglise keelt, see oli iga asja peale oli silt pandud. Iga asi, ambaari, seep, see oli tegelikult mul oli tegelikult nii tore vastuvõtt tõesti, et ja siis ema nagu ütles ja lasi telkida, ütles nii, et nüüd on niimoodi, et sul on nagu vaja see keel nüüd ikkagi selgeks saada, et ma soovitan vaadata seebioopereid, et sealt saad kiiresti keele selgeks ja õpid kõike, mida sul on vaja üldse, mida sul on siin eluks vaja, et ja kohati oli tõsi ka, aga minul oli selline pere, et isa läks hästi varakult ära, ülipalju töötas nagu kõrvallinnas, kus neil oli ka maja, et olid seotud naftatööstusega, see perekond ja ema, mis ei olnud tavapärane, ka käis tööl. Et tal oli oma siis ärikinnisvaraga tegelev ettevõtte ja ma sain aru, et on selles mõttes teistsugune oma naiste hulgas ka, et kui muidu olidki prouad, päev ikka kulub ära, sa pead ilus olema ja käid kohvikus ja käid seal, ma ei tea, basseini varju ääres, et võtab ka aega. Aga tema siis käis tööl, et tal oli oma selline office, olid mõned töötajad ja oma sekretär, et temal oli nii-öelda oma ettevõtte ja õed õppisid sellel ajal nii-öelda. Võib-olla üle vaatasidki seebikaid, et ma ei oska öelda, aga nad olid hästi sotsiaalsed, et see aeg seal kulus tegelikult suhtlemisel ära. Aga kuidas nad suhtlesid nagu, läksid külla üksteisele või telefoniga või millega? Külla, et me käisime, kogu aeg oli kellegi juurde vaja minna, et hästi tugev suhtluskultuur ja see tegelikult mingi aeg mind isegi väsitas, et muidu ma arvasin, et ma olen selline sotsiaalne, nendega võrreldes ei.
et nad käisid ja hästi palju külas, keegi tuli meile, siis kogu aeg oli mingi tähtpäev, mida sa pead tähistama, kellelgi oli nimepäev, kellelgi lapsel oli nimepäev, kellelgi oli kõige suurem sündmus on see, kui tüdruk saab 15. See on nagu põhimõtteliselt nagu pulmapidu ja et nagu ülemineku iga. Ja mul oli nii-öelda, nad ütles, et sul on au nagu ka siis osaleda ühel sellel üritusel, et keegi nende sugulastest siis, kes tõenäoliselt võib-olla oli isegi sugulase laps, tütar, keda kas nad ise üldse kunagi näinud olid, aga see oli lihtsalt nii suur sündmus, et see oli reaalselt nagu pulm, pidu oli hommikuni, ta isegi tuli vahepeal lumivalges kleidis, et selline, nüüd sa oled siis naine, bänd, muusika, see oli hästi suur, vähemalt. Aga kes seda korraldab, kas tema isa pere või ta ise korraldab? Või? Tema pere, et see, kes siis, kui tüdruk saab 15, et ma hakkasin mõtlema, ma ei mäleta, et kui oleks, et keegi meesterahvas oleks 15 saanud, et keegi oleks tähistanud. aga ma ei tea, võib-olla seda ka kuidagi moodi, mingi kink võib-olla ikka, aga see tüdrukute 15, see oli mingi Quinceanera või mingi selline nimi oli sellel, et see oli jah, selline tüdruku ülemineku ja tähistamine. Aga niisama nagu külas olekut või niisama suhtust ei olnudki vaja mingit eesmärki, lihtsalt mindi ja oldi ja mul mingil hetkel isegi hakkas see nagu, et kuidagi imelik, te ei tee nagu mitte midagi, et te lihtsalt istute ja jutustate, et ei joodud ka nagu. Mingit matet või midagi seal seda kultuuri ei ole? Oota, mida? Mate kultuuri, mate joomist. Mis on Argentiina? Pigem selles peres ei, seal oli see Cuba Libre, Cuba Libre oli küll ka, siis cerveza on ju, õlu oli selline, aga ma ka mitte kunagi selle aja jooksul muidugi ei näinud, et keegi oleks otseselt purjus olnud. Et see oli nagu huvitav, tantsite hästi palju, et kui oli pereüritus, siis alati tantsite, et Ladina-Ameerika tantsud, mina olin kogu elu tantsinud. Et see oli nagu hästi lihtne, aga see oli, ma vaatasin, mis oli nagu müstiline, oli see, et esiteks kogu aeg tantsisid. Ja niimoodi, et niisama vaata, sa istud, sa elad, nüüd lähme tantsime, nüüd tuleb see lugu. Siis mingi räägid juttu ja siis vahepeal lähed, sa istud tagasi, on ju. Ja siis nad tegid nagu nalja eurooplastega, ma jäisin hästi meelde, et lihtsalt, et vaata, et eurooplased, te ka ju tantsite. Et te käite nagu tantsukursustel ja siis teie kohe tantsite. Sammud, kavad, kõik on paigas. Ja, et nüüd on 1, 2, 3, 2, 2, 3, aga nemad, see oli ka nagu nii voolav, nad nagu sünnivad sellega, et see oli hästi tore, nagu see mul pidudel muidugi meeldis, et päriselt ka tantsite, ma ikka paar korda sain salaja niimoodi peale minna, et vanemaid ei olnud ka, et see oli ikkagi mega orgunn ka. Vau. Ühesõnaga, see tantsimine on seal siis siuke põhiline spordiviis või siuke liikumisviis? Ja, nad ise spordiviisiks ei pea, aga see on nagu üks osa sellisest aja veetmisest, et kui sa lähed, näiteks meie istume, me sööme, nemad ka söövad ka ja siis mul ongi seal mingid kokteilid, vähemalt selles ringkonnas, kus mina olin, siis oli see tantsimine oli nagu, täitsa nagu loomulik osa õhtust, ma arvan, et see oleks imelik olnud, et sa lähed kuhugi külla ja lähed niimoodi minema, et keegi ei tantsinudki, ja pühapäevased kirikus käib, see oli iga pühapäev ikkagi ja vahel oli nädala sees ka, et ma mäletan, ma ei mäleta, kas Eesti poole pealt keegi ütles mulle, et andis mingi nõuande või see võis olla ka see vanaisa sõber, et tead, nüüd on nii, et sa lähed täiesti teise kultuuri. Nii. Ja sina ei lähe neile õpetama, mis on selles mõttes, mis on sinu kultuur, vaid sina lähed sinna selleks, et nii-öelda nagu saada see ja elada nii, nagu nemad elavad. Et piltlikult öeldes, kui nemad lähevad kirikusse, siis sina palvetad. Ja ma jätsin selle hullult meelde, et ja tegelikult oli konfliktisituatsioone, mis olid nagu sellised nagu maailmavaatelised, et kui tuli välja üks hästi-hästi usklik pere elas meie majas ja kui nad said teada, et ma ametlikult ei ole ristitud, see oli nagu ikkagi, nad reaalselt võtsid mu auto peale, viisid mu kiriku ette ja tahtsid mind ristida. Et see oli nagu täitsa, siis mõtlesin, et ja see pere ema nagu siis ütleski, et kuna sa oled mu tütre sõbranna, nemad olid Brasiiliast siis pärit hästi-hästi usklikud. Siis ta ütles, et ma armastan sind nagu oma tütart ja ma tahan, et sa saad taevasse ja nüüd sa lähed ja ma olen kõik kokku leppinud, et ma olen ise su umbes ristiema, nüüd me su ristime, et sa oled nüüd andeks, sa saad siis andeks, on ju. Ja siis ma neile seletasin, et tegelikult ei ole minu pere,
et sa ütlesid, aga et kui sa praegu siia ei lähe, siis me rohkem suhelda ei saa. Ja aga igal juhul see laabus, lõpuks nad ikkagi suhtlesid muga edasi, et ma nagu seletasingi, et lihtsalt Eesti kultuur on nagu niimoodi läinud, et seda ei ole peetud nagu nii oluliseks, aga ma proovisin seda teemat hästi nagu vältida, et ma pigem läksin kõigega kaasa nendega, et ma mõtlesin, et sellist nagu religiooni diskussiooni nagu ma teadsin, et minu pere ei olnud nii selline. Aga ja iga pühapäev käisime tegelikult, see oli isegi päris tore traditsioon, sellepärast, et kõik tulid kokku. Ja peale seda mindi alati kuhugi sööma. Et see oli selline nagu community, vahetati infot, kuidas sa oled olnud ja see oli nende jaoks jah, palju rohkem kui lihtsalt seal olek, vaid selline, ma ei tea, hästi suur osa nagu kultuurist, et omamoodi ma nägin, kuidas neid selle ringkonna peresid siis väga nagu ühendas, et päris huvitav. Aga mis seal kirikus toimus? Kas seal oligi jutlustus ja mindi laiali või tantsiti või lauldi? Lauldi hästi palju, et mis ma imestasin oligi see, et meil on ju Luteri kirikut peamiselt, minu kogemus oli nende kirikutega ja Hiiumaal ma olin ju nii noor, ma olin ainult seal käinud ja jõulupühade ajal ja kunagi ka pühapäevakoolis, aga siis see oli selline nagu hästi palju positiivsem kuidagi, et kui mulle tundus, et meil oli nagu natuke nagu meil on, kindlasti see oleneb sellest, kes on see õpetaja ja jutlustaja ja loomulikult sellest eesmärgist, aga seal oli selline nagu ma pigem ütleksin täiesti meeleolukas ja hästi palju lauldi ja prouad pühapäevariietes ma saan aru, mis see tähendas, sest et prouad olid ikkagi oma parimates outfitides ja üles löödud ja ema alates jumalal ka ilus vaadata ja siis alati pärast mindi nagu kas siis oma perega või üldiselt mindi kellegi siis sugulaste perega kuhugile edasi sööma, istuma restorani külla. Ja mida seal üldse söödi tavaliselt? Sest enne mul korraks kangastus, et kui tehta eriti trenni, ei jalutata, et kas kõik on ülekaalulised või nad siis jälgivad hullult oma toitumist või mida seal tavapäraselt söödi? Ma tean, et tavapäraselt, kui ma elasin vahepeal ühes peres, kui pere oli reisil, siis nende peres minu arust oli iga päev riis, siis mingi veiseliha nagu, ma ei tea, ma ütleks kuljaši sarnane asi, oad ja nagu selline magus hästi suur banaan, mingi frititud või mis iganes kujul, Platano vist oli selle nimi ja see pere sai iga päev põhimõtteliselt seda ja siis olid areepad, mis olid sellest maisist tehtud nagu mingid kakukesed, sinna sai vahele panna, ma ei tea, juustu, vorsti, see väidetavalt siis oli ka nagu, see vist pidi olema ka selline traditsiooniline, minu pere nüüd, kuna minu ema väga jälgis, mis ta sööb ja mis ta tütred söövad, et selle heas mõttes ülitervislik pidi kõik olema. Väga paljud asjad see pere tegi nii, et nad läksid USA-sse. Nad reaalselt toidud, asjad, söögid mingite konteineritega nagu saadeti Venezuelasse ja tõenäoliselt mingi kaubavahetus oli niikuinii, et siis nagu sellega koos siis ka nende asjad, et nendel oli selline oliiviõlid, värske salat, puuviljad, et hästi nagu jälgitud muna hommikul. Isegi mäletan, et pereisa, ei olnud nagu kõige saledam, on ju. Ja siis see ema alati, kui ta tahtis võtta rohkem avokaadot, siis ema oli, et ei, et sa ei saa seda avokaadot, pool avokaadot, et pärast pool saad õhtul, et umbes et ei, et Pedro oli selle isa nimi, et siis ma alati nagu jah, et meil oli kodus värske salat, kanaliha, on ju, et selline ma ütleks sama toit, mis mul praegu kodus on. Et ja see oli ka teistmood, et enamikes peredes ikkagi see ema ise nagu süüa ei teinud. Et ikka oli nagu ka keskklassis väga paljudel, kui ma ikkagi käisin külas, ma nägin, et ikka on keegi, kes vähemalt aitab seal köögis. Siis meil oli niimoodi, et ema justkui alati tõstis lauale või siis kõik asjad olid nagu tema jaoks ette valmistatud ja siis tema tegi selle viimase lihvi, et pani sinna salati peale, ma ei tea, siis selle nagu, ma ei tea, oliiviõli näiteks, et nüüd nagu I have cooked. Et ikkagi, et tema oma käega, et jah, et tema oli nagu see, võis küll olla, et tema lihtsalt seisab köögis ja kõik küll hakkimised teeb keegi teine ära, ikkagi tema nagu pani kokku, et näed, et meie peres on nii, et et mina ikkagi nagu kuidagi
aga kas sa tol ajal hindasid ka seda toitu või nagu, et sulle meeldis, et sööta nii teadlikult või sa ikkagi olid kade, et ma ei tea, klassiõed saavad kogu aeg rebased seal või mingid muud asju? ma ei tea, ma olin see, nende toit oli nagu minu selle peretoiduga sarnasem, et siis ma ei mäleta, ma isegi ei osanud nagu ei osanud mõelda niimoodi. Ja see meeldis mulle rohkem, sest see oli kuidagi see salat ja liha selles vanuses juba oli kuidagi mulle omasem. Siis ma tegelikult ma mäletan, ma ikkagi mõtlesin, et väga hea, et nii on. Et neil oli selline natuke tervislikum. Võib-olla vahel oleks küll tahtnud. Ma mäletan, et ema paar korda tegi, ma oleksin, et sa ei saa nii palju magusat süüa, et sa võtad nii palju juurde, siis on ja. Ta ikkagi väga jälgis või tahtsin mett vist panna mingi kohvi peale, sest teile, et mett kohvi peale, nagu, et mis asja nagu, et jah. Mis sul aasta jooksul kõige raskem oli sinu jaoks? No alguses oli see keeleteema ikkagi, et sa ei saa aru ja kui sa lähed teise kultuuri, ega isegi kui inimesed oskaks inglise keelt, sa jääd väga paljust ilma ja keegi ei taha rääkida suga inglise keeles. Et kui just sa oled ise sotsiaalne, ma tahtsin seltskonda nagu sisse elada ja kõik ikkagi räägivad oma keeles. Esimesed nädalad mul õudselt pea valutas, sest et ma proovisin kuulata keelt, siis ma vaatasin neid seebikaid, et õppida. Ise õppisin, ma oli see õppik ja ma tundsin, et mul oli konstantselt nagu sellised suruvad peavalud ikkagi, et liiga palju infot oli. Ja see oli ja siis mingi hetk sul tuleb ikkagi see, et sa hakkad mõtlema, et ma ei saa, mul ei ole nagu seda, mina tegelikult igatsesin seda Eesti vabadust, et sa saad minna välja, kui sa tahad, ma olen hästi isepäine olen olnud, aga seal peres oli kõik ikkagi, et sa suhtled nendega, kellega meie aktsepteerime, sa lähed sinna, siis kui me anname selleks loa ja päris mitu sellist situatsiooni oli, kus ma ikka mõtlesin, et selles mõttes on Eestis ikka nagu nii tore, et esiteks on turvaline ja sa oledki, kui sa otsustad minna sõbrannaga jalutama, siis sa võidki minna. Ja, ükskõik kus praktiliselt. Ja ma mäletan, ma tahtsin ühe sõbrannaga siis nii-öelda suhelda, et see nüüd mu sõbranna on ja, et me tahame, ma ei tea, minna kuhugile, siis ma pidin esmalt kõigepealt, et taustainfot, kes ta on, kus ta elab, et ilmselge et ta tegelikult ikkagi päris ei ole nagu sobilik, aga olgu, et tooda siia, et vaatame, et uurime järgi, et kes ta vanemad ja nii on, et olgu, et siis sobib, et see sõbranna, kes elas minuga selles samas majas, teadsid nad sama maja elanik on ja me oleme tuttavad, seal oli kõik üks ringkond, suur maja, kui keegi pidas sünnipäeva, siis isegi oli see, et täiesti normaalne oli see, et kõik käivad sealt sünnipäevalt läbi, kes seal seal oli maja all, ma mäletan, oli bassein, oli ka mingi väike jõusaali sarnane asja ja suur ruum, kus sai sünnipäev pidada, keegi seal pidas, see oli ikkagi viisakusest majaelanikud pidid läbi käima. Et ühesõnaga, et kõik see, kes on nagu oma ringkonnas, oli nagu turvaline, aga siis juba, kui on, ma ei tea, keegi kuskilt tutvusin, see oli juba, kes ta vanemad on. Millega nad tegelevad. Et ma ei tea, vaata. Aga kuidas tol ajal seda uuriti üldse, nagu, et kas see lihtsalt ongi, et sa küsid, millega sa tegeled, kes su vanemad on, sest tänapäeval sa vaatad, ma ei tea, Facebookist, et lihtsalt sõbrad või internetis guugeldad, aga tol ajal, kus sa üldse usaldad lihtsalt ütleb sulle või? No ongi see, et sa selle inimese pead ikkagi enda külla tooma. Ja siis vähemalt minul oli niimoodi, et ma tõin ta külla ja siis vaatasin, olgu, et sobib ja sõbranna, kes oli keeltekoolist Trinidad ja Tobagost ka sama, kutsusin külla, peangi tutvustama ema oli siis see, kes siis selle nii-öelda otsuse tegi, et tutvustasin emale, näed, et õpime koos ja tegeleb sellega, on sellepärast siia tulnud, on ju, ja et niimoodi ma olen mõelnud selle peale, et huvitav, et kas see oli nagu minu heaks või see on kõikides peredes niimoodi. Ikka paar korda ütles, et ma olen koolis ja koolis läheb kauem ja läksin mõnele sõbrannale külla, et eks ma nagu
mingi hetk poole aasta pealt seal skeemitasin rohkem, et endale sellist vabadust saada, aga mul oli paar sellist siis riidu ikkagi emaga ka, et oli ilmselge, et 5 tundi peale kooli ikkagi ei õppinud seal. No see kõlab ikkagi, et läheb sellise seepika atmosfääriga kokku, kui on mingid riiud ka. ja mäletan, et ükskord oli isegi nii, et see, kes meil töötab, see naine tuli mulle ütlema, et tead, et mitte keegi, mitte kunagi emale vastu siin majas ei vaidle, ei ole vaielnud, et sa oled kuidagi niimoodi, et päris julge, aga mulle tundus, et talle nagu meeldis see, et keegi ei julge talle öelda, et see on päris selline, ma sain aru, et see on midagi sellist, mida sellest pärast nagu vähemalt ei tehta. Korrektne pidi välja nägema ja ilus pidi olema, hästi käituma kogu aeg. Nii põnev on olnud kuulda su Venezuela mälestusi ja mul on nii kahju, et aeg muudkui läheb edasi. Ma tahan küsida, kas sul on mingisugune laul või muusikapala seoses vahetusaastaga meeles, et kui sa seda täna ka kuulad, et vot siis sa lähed kuidagi ajas tagasi ja mõtled või mingi tantsumuusika või mis iganes? Mul on 2 põhilist laulu, üks on mu lemmiklugu nagu siiamaani, Celia Cruz on La vida es una carnaval. Et elu on üks suur karneval, et nende selle sõnad on ka väga toredad, et jah, et elus on kõike, on kurbust, on naeru, et aga tegelikult ja siis Carlos Vivese erinevad Fruta Fresca vist oli sellel ajal, et need on 2 põhilist, aga Celia Cruzi laul, ta on ise nagu nii üdini positiivne proua ja siis see laul on selline, mis mind on sellest ajast saatnud tegelikult ja see on number 1 laul mul nagu eluaeg, et mitte, et ma seda iga päev kuulaks, aga et see on selline, mis kui ma selle peale panen, sa ei saa seda niimoodi kuulata, et sul on halb töö ja sul on jätkuvalt halb töö, siis peab ikka midagi väga halb töö olema. Nii äge. Ma võtsin selle laulu ülesse ja ma panen selle laulu siia mängima kuulajatele, nii et kuulame sellest klippi. Ja ma nüüd tahan natukene teemat vahetada ja rääkida, et mis sai siis peale vahetusaastat. Eriti see, et sa oled siin Eesti esimene profikaardiga bikiini fitnessi võistleja, ainuke, kes on pääsenud võistlema olümpiale. Kust kogu see fitnessi teekond alguse sai sinu jaoks? Nagu ma mainisin siis enne Venezuelasse minekut, ma natuke mõtlesin spordikooli peale ja siis ma mõtlesin, et äkki mu vanemad olid õnnelikud, et ma ikkagi vähemalt sinna ei lähe, et lähed siis vahetusaastale. Muide, vahetusaastale minekule emal oli üks tingimus, olgu. No teadmata veel, kuhu ma minna muidugi tahan. Täpselt, aga muusikooli pead ära lõpetama. Et tema nagu, ma olin seal siis 7 aastat käinud, et see tuleb ära lõpetada, et lõpuni käia. Ja et Juda unistas, et ta oli kindel, et mul seda klaverimängu oskust kunagi elus läheb vaja. Ja lootis, et rohkem kui spordi tegemist. Et kui ma sealt Venezuelast tagasi tulin, siis ma tegelikult läksin otsa 11. klassi tegema ja otsustasin, ma teen 2 klassi korraga. Teen 11, teen 12 lõpueksamid ja see oli teine selline, kus kõigepealt pidid õpetajaid, kõigepealt pidin vist ema veenma
teda mul ei õnnestunudki veendast, et ta teadis, et kui sa ikkagi 2 klassi korraga teed, ega siis sa tinnetes midagi ka ei tule kuhugi, sa ei saa, siis sa meile siia Hiiumaale jäädki. ja siis teised olid need õpetajad, kellel oli tegelikult, et seda luba üldse saada, et sa võid nagu 2 klassi ja ma ütlesin, et ei, ma teengi ja lõpuks tegelikult oli paljud ained, kus ikkagi teedki, oli neid, kus said lõputööd teha, sellised suuremad tunnikontrollid, aga mäletan, et mingi vene keele õpetajaga ma vist istusin niimoodi, et ma päriselt, mul oli selline tunne, et me teeme kõik need lugemised ka, mis tehti tunnis, tegime eraldi järgi. Ma mõtlesin, et nagu, kas ma pean kõik need asjad tegema, rääkimata ainult tunnikontrollidest. Aga ma tegin need 2 klassi korraga ära. Aga miks sul oli vaja teha 2 klassi korraga? Kui ma siis nüüd sealt Venezuelast naasesin. Et siis ma ju arvasin, et no nüüd on niimoodi, et maailm on lahti, ega siin siin ma kindlasti siia ma ei jää. Et mul on väga kiiresti vaja siit ära minna. Ma ei hakka ootama 2 või 1,5, mul ei ole sellist aegagi. Et nüüd tuleb ikkagi kiiresti kool lõpetada ja ülikooli minna ja siis juba kuhugile edasi. Ma tegelikult arvasin, et ma ülikooli ajal või et ma lähen kuhugile võib-olla ka mujale õppima, mingi ülikooli samamoodi nagu vahetusaasta raames. Okay. Aga et ühesõnaga, siis ma läksin EBS-i ja tegelikult ma ei pidanud nagu üldse spordikarjääriga olema seotud. Okay. Et ma andsin tantsutrenne ja andsin tantsutrenne selleks, et ongi lisaraha teenida, et kuna ma ise eluaega olin tantsinud, hakkasin tantsutrenne andma cheerleaderitele, latiinot ja käisin ise flamencos peale Venezuelat ja kuidagi nagu läks nii, et ükskõik kuhu ma tööle siis ka õppisin EBS-is, pärast läksin siis trennide andmist ma nagu ei lõpetanud. Ja siis mu teele sattus fitnessi ja Muscle Fitness Earthi USA väljaande ajakiri kuidagi ühel messil. Et ja me naersime, et mina rääkisin, et mina olen vahetusaastal olnud ja proua rääkis, tema on hästi palju reisinud ja siis ma vaatasin seda kaanti ja vaatasin, sellel üks naisterahvas oli peal ja nagu tegin kaane lahti, lugesin tema päevakava, et et ma siin hommikul teen trenni, õhtul olen klientidega ja siis käin võistlemas ja ma ei tea, et kuidas ma nagu saaksin sellise päevakava, et mõeldes enda, et ma ei tea, hommikul ülikoolis, õhtul kuhugi tööle, et tahaks ka nagu niimoodi. Siis hakkas naerma, et tead, et ma ei tea, siis tuleb see profikaart saada selles fitnessis ja sellel hetkel veel ei olnud isegi bikiini fitnessi kategooriatel Eestis. Siis ma läksin mingisse moode, mõistad olgu, aga see jäi mul ikkagi nii nagu see Venezuela võimudes jäi kummitama. Et läksin Model Fitnessi võistlustele, esimene kord jäin teiseks. Ise täiesti veendununa, et kindlasti ebaõige otsus. Et olin õnnelik, aga ikkagi jäi nagu kripelda. Järgmine aasta läks tagasi, siis võitsin. Ja siis tuli juba Eestis bikiini fitness ja hakkasin võistlema. Mäletan, et mulle öelda alguses, et tead, bikiini fitness on pigem rohkem sellised modellid ja pikemad, et sa oled selline sportlikum ja ma ei olnud tegelikult jõusaalis mitte kunagi ka siis põhimõtteliselt käinud. Ma olin treener, aga ma andsin sellised rühmatrenne ja tantsutrenne. Ja siis ma küsin, okei, aga mis te nagu saavutanud olete? Ma mõtlen nüüd, kui teil see modellitüüp on rahvusvaheliselt, on 2 võistlust olnud, et kus te seal olite? Ai, me ei ole seal, eestlased ei ole kvalifikatsioonist üle saanud, ma olin nii. No okei, aga võib-olla there is a reason, ma pole ju võistelnud. Et ja siis otsustasingi, et läksin võistlema ja tegelikult esimesel võistlusel EM-il olin kohe finaalis. Aga selleks hetkeks olid juba jõusaali nagu endale selgeks saanud, et mis seal toimub ja kasutasid jõusaali? Ja siis ma ikkagi hakkasin ka nii-öelda jõusaalis käima. Aga ma olin selline, et ma sain ka üsna kiiresti aru, et ainult sellega, kuidas sa nagu selleks, et olla nagu ülihea, sul on nagu vaja see, et sa vaatad natukene rohkem väljapoole, et sul istuvad vastas esiteks rahvusvaheline paneel kohtunikke, et kui sa oskad suhelda, kui sa oskad rääkida, sa saad küsida tagasisidet, mida nad soovitavad, kuidas nad on, kui sul on head suhted, sa teed palju võistlusi, sa hakkad jääma silma ja siis ma väga palju nagu käisin erinevatel seminaridel, mida ma arvan, et teised tol ajal niimoodi ei teinud, et käisin Soomes, mul oli Soome Fitnessi liidust kohe nagu tema nagu see president, oli tuttav, siis võistlejaid on ja suhtlesin niipidi nagu, mul oli nagu seda kuidagi,
ma arvan, tänu sellele vahetusaastale ka hästi palju lihtsam teha, et see oli nagu loomulik, et kuidagi selline erinevatest taustaga inimestega nagu koostöö. Ma arvan, et see profikaart ka, see ei tulnud sellepärast, et ma oleks saanud millegis nagu, no ma ise olen mõelnud, et loomulikult hea vorm on niikuinii ja sa pead tööd tegema, et seda on niikuinii. Aga kõik on heas vormis ja kõik teevad tegelikult tööd, et lõpuks ongi, et kes teeb mida natuke teistmoodi, et mina kirjutasin, vaatasin, et okei, näed, et olümpial on esiotsas sellised võistlejad, neil on sellised treenerid. Kui ühe treeneri õpilasi on 3 tükki seal, et järelikult ma pean selle treeneri endale saama ja seda kirjutad. Ja mõnes mõttes ongi, et miks ta peaks kellegi Eestist võtma, aga samas teisalt on see, et miks ta ei peaks. Äkki keegi pole lihtsalt talle kirjutanud, tuli välja, ei olegi. et sellised asju, kes vahetusaastal käivad, nende jaoks läheb nagu lihtsamaks esiteks suhelda erinevate inimestega, aktsepteerida, et on erinevad. Ja minu tänapäevatöö on ka selline, et ta ikkagi hõlmab väga erinevat tausta, väärtushinnangute, arvamustega inimese, see on loogiline, et ma teen nii online'is kui üks ühele. Ja kuna mulle inimesed hästi meeldivad, mulle meeldib ja siis mul on ka lihtne töötada, esiteks mulle meeldivad ja teiseks mõneti on lihtsam väga erineva taustaga inimesi mõista või kus nende arvamus tuleb, isegi kui see üldse minu arvamusega ei ühti, siis on ju inimesi on erinevaid, mõni inimene tunneb, et kui see inimene arvab teistmoodi, siis ma ei tea, et kuidagi, et ta on täiesti teistsugune. Minu jaoks, et ta on täiesti teistsugune, et kus ta nagu, et ma ei pea nii arvama, mina oma arvast ei pea muutma, aga mul on põnev diskuteerida või mõelda, et kus see tema nagu kogemus tuleb ja eriti täna, kui päris palju on sellist vastandumist ühiskonnas, et me oleme sellised ja me arvame nii, et kergem on mõista erinevate arvamustega inimesi ja sellest olenemata ilma nagu hinnangu andmata teha nagu koostööd. Et see on võib-olla üks asi, mida vahetusaasta kindlasti on andnud, et sa aktsepteerid seda, et nemad elavad nii, mina elan nii ja et mul on oma nagu arvamus, mis ei tähenda, et see ei pea üldse muutuma, et kui selleks on põhjus või selles veendaga. Aga samas sa ei anna niimoodi inimesele selle põhiselt, nagu ei paneta kuhugi kasti nii lihtsasti. Läksin nüüd kaugele sellest tööjutust, aga see on üks osa mu tänapäeva võib-olla tööst, et miks on nagu lihtsam võib-olla teha. See ikkagi näitab, mis sind seal paelub ja kogu seda poolt. Ja mind huvitab veel see, et kui sa tulid tagasi, sa võtsid konkreetse eesmärgi kool ära lõpetada võimalikult ruttu, siis sa leidsid fitness-maailma, sul oli konkreetsed eesmärgid, see profikaart, välismaad. Kui sa alustasid treeneri elukutset või treenina andmisega, kas sul on ka olnud mingisugune konkreetne eesmärk, et Eesti parim, kõige rohkem naisi, kõige rohkem kilosid aitan kaotada või midagi muud? Või saata võistlema kõige rohkem naisi või? Otseselt ei ole, et ainult treeneri karjääri peale ma tegelikult jäin peale oma esimese lapse sündi. Siis ma sain aru, et ma ikkagi pean valiku tegema, mida ma varasemalt ei julgenud teha, et kuidagi natuke oli ikkagi see, et ainult seda otsust ei julge teha, et kuidas nagu. Aga siis ma otsustasin, et mul seal tööl küll pole aega käia, kui ma nüüd võistlema tahan ka, aga mul laps, et ei. Ja aga mul on olnud kogu aeg ambitsioon ikkagi konkreetsel suunal õppida, et kui üks maailma tuntum treener Charles Poliquin, ta oli ka nii-öelda läbi selle Muscle Fitness Hearsi ajakirja, kelle tegijatega ma kohtusin. Nemad vahendasid tema kunagist käiku Eesti ja mina näiteks mõtlesin, et ta on maailma parim treener, et ta koolitused on nii kallid. Ma USA-sse sinna sõita ei saa 10 000 maksta, aga ta on ühe korra siin käinud, minikoolitust teinud. Lihtsalt kirjutasin talle hea härra Charles, et ma siin Eestist, et kunagi teie koolitusel ka käisin, et ma lihtsalt tahtsin öelda, et äkki te tulete veel. Ja ma võiks et kui teil abi on vaja, et ma korraldaks ära.
mõtlemata üldse, mida see tähendab ja mis vastutus ja kõige hullem on see, et ta kohe vastas mulle. Nii. Kirjutas, et jaa, et minu programmid on siin, siit saad õppida, onju. Siis ma kirjutasin tõenäoliselt mingeid asju veel, et ma olen su fänn ja et ma olen neid asju õppinud. Ja siis ta kirjutas, et olgu, ma tulen. Et ma mõtlesin, okei, et see väike asi, et ma ei ole kunagi no nii suuremahulist, see oli ikkagi Austraalias, üle maailma tulid inimesed kokku. 2-nädalane nagu koolitus, et ma seda läbi nagu ei mõelnud, et sinna tulevad sadu inimesi, et kus seda teha, millises jõusaalis. Ja et ta päriselt mulle vastas, hakkas kirjutama, et ta on nii tuntud, ta on teinud koostööd Arnold Schwarzeneggeriga, et see oli see üks tõesti maailma nagu tuntumaid treenerid erinevates podcastides, Tim Ferris ja tema raamatutes. Ma tegelikult seda ette nagu ei mõelnud, aga selle koolituse ma korraldasin ära. Wow, okay. et selle ma korraldasin ära ja ma sain sellel osaleda, sest et ma olin ise korraldaja. Ja siis ma just mõtlesin, et ma iga hommik võtsin ta peale Vanalinnast, alates kõigest, mitte ainult see koolitus, et kõik tema see käik ja autojuhid ja kõik asjad, et sain ise teda nii-öelda sõidutada ja et jah, et karjääri mõttes algusest peale ma olen nagu tahtnud nii-öelda õppida parimatelt, vähemalt kes kuidagi tunduvad mulle, et aitavad mind oma siis õpilasi pärast nii-öelda sellega, et mina olen õppinud ja peale seda tulid siis pigem sellised naiselikumad treenerid ja teemad, et võib-olla ka selle tõttu, et mul lihtsalt sattusid ikkagi nagu nii suur osa klientidest naised ja naiste grupid ja naiste üritused ja siis tundsin, et vajan sellist spetsiifilisemat ja teistsugust nagu lähenemist. Okei. No uskumatu. See julgus on ju, et mis seal ikka kirjutan talle, siis ta ütleb jah, siis sa otsustad, et ma teen siis ära ja sa teedki ära ja siis viibki samm-sammu haaval järgmise asjani. Nii äge, nii inspireeriv. Ja see treener isegi oli mu abikaasa treener hiljem, et järgmise hetkene ma küsingi, et ega teil õpilast ka pole vaja, et üle maailma ta ei võtnud üldse endale nagu treenitavaid, et ei, muidu mu mees, suht sportpekk, et 2-kordne maailmameister, ma mäletan, ta vaatas niimoodi, kõik koolitus, kõik vaatas niimoodi, et nagu, inimesele viga on, ja siis lihtsalt kirjutas Heikile otsa Messengeri, et davai, mul on maadletele mõeldud koolitus USA-s 5 päeva pärast tule kohale. Ja mitte midagi muud, kas ma siin treenin või mitte, ta tegi lihtsalt talle testi. Eiki ei ellu ja teda tõesti teiste ees nagu testid, ta pidi kõik asja seal tegema ja siis päris häid tuttavaid sai ja oli tema treener. Vaata, sel hetkel hakkaski Heikil hästi minema või ikka enne juba? Tal oli, maailmameister oli ta ennem, kahjuks see treener täna ei ole meiega, aga et selline huvitav kogemus meil mõlemal oleme saanud temaga nagu treenida, et täpselt see julgus, ma tegelikult mõtlesin enne siia tulekut, mul naljakas seos tekkiski praegu, et ma ei ole nagu väga palju hiljem nagu selliseid asju teinud, et ma mõtlen ja siis kohe teen. Ja kui me praegu rääkima hakkasime, siis tundub, et selline jada nagu, mis on sealt nagu saanud algused, võib-olla on ka hilisemas elus päris palju nagu samad mustrid ikkagi olnud. Ja nüüd sa juba vastasid ära, et kas praegu on ka midagi sellist töös või praegu ongi pigem on kuidagi teine etapp elus, et lapsed ja pere ja trennid siin, et nii suuri asju praegu ei ole käsil. Ei, selle tongid laste kõrvalt mul on kõige väiksem see just 4-aastaseks, et mul on 3 last ja viimased aastad on olnud väga sellised peremõllus, et töö küll, kuidas ma ütleks, selline proovid ühendada, et abikaasa võistleb tippspordis veel, mingitel perioodidel on treeninglaagrites, et siis selline, nagu öeldakse, hustle, et kuidas seda nagu graafikut sättida, aga ma teen päris palju naistele suunatud laagreid ja üritusi ja selline treeningute andmine on ikkagi on
aga kuhugi teise riiki praegu ei plaani niimoodi minna. No kes teab, äkki Ja. varsti. Ma tahaks, et mu lastel oleks tegelikult perena selline kogemus, et elada ka teises riigis, et saada see kultuuriline kogemus ja näha ka oma kodu teise pilguga, et see on väga silmi avav tegelikult, kui sa oled teises riigis, alates sellest, et sa võib-olla hakkad oma voodit lihtsalt, sa lihtsalt igatsed oma voodit, sa tahaks lihtsalt minna oma voodisse, oma koju ja võib-olla vaadata aknast välja ja seal ümber on puud. Et oledki metsas ja kui sa tahad, sa võid sinna metsa minna ja ka öösel kell 12 jalutama Hiiumaal, mitte kui ära ei eksi, siis on nagu kõik hästi. Ja need võlud, mida siin olles nagu ei hinda. Ja täpselt, et teise pilguga, kui sa oled kaugel, siis sa hakkad nägema natuke teistmoodi. Mul on sulle 2 küsimust veel ja siis saamegi otsad kokku tõmmata. Esimene küsimus uuesti vahetusaasta lainel on see, et kui täna tuleb sinu juurde keegi, kes küsib, et Egle, mina olen ka vahetusaastale minemas, võib-olla isegi Ladina-Ameerikasse kuhugi. Kuidas saada üks äge aasta? Mis su soovitused oleksid? Ole hästi avatud, et ole hästi avatud meelega, et võta vastu kõik see, mis sealt tuleb. Ja iga kogemus, et olegi valmis selleks, et ära pane endale mingit kindlat ootust, et see vahetusaasta peab täpselt selline olema. Tõenäoliselt niikuinii selline ei ole. Ja ükskõik, mis see kogemus on, sa saad enda kohta ülipalju teada. Ükskõik, mis tingimused sa satud. Ma tean, et paljud võib-olla pidid pere vahetama, ei olnud täpselt see, mõni kirjutada pettus endas, aga sellist asja nagu tegelikult ei ole olemas. Spordis ka ei ole, et see on ainult kogemus, kus sa ülipalju kasvad ja mida raskem see kogemus on, seda rohkem võib-olla isegi saad enda kohta teada ja see on see kohtki, igasugune kogemus võta lihtsalt vastu ja võtagi seda kui sellist hästi head õppetundi lihtsalt, ma arvan, avatud südame ja avatud peaga, et jah. Väga hea võrdlus spordiga ka siin. Ja kui mingil maagilisel põhjusel sa saaksid täna uuesti vahetusaastale minna, mis riiki sa täna läheksid? Ma läheks Ladina-Ameerikasse. Ma arvan, et äkki Uruguay või kuhugile sinna, vaataks, kus oleks osa sellest kultuurist, mida ma kogesin, ma natuke igatsen seda, et ma olen tahtnud minna Venezuelasse, praegu ei saa reisida, aga ma arvan Uruguay, igal juhul Ladina-Ameerika täitsa kindlasti. Äge, võimas. Ja viimane boonus küsimus, et kas sul on midagi veel, mis noodil sa tahaksid lõpetada, midagi siia lõppu öelda, midagi, mis sa tundsid siia tulles, et vot seda ma tahan kindlasti mainida, siis praegu on see võimalus. Ma tegelikult tahangi soovitada noortele, et kui on see võimalus, siis minge vahetusaastale, et saage see kogemus. Et ta on silmi avav ja kasvatav ja jätab kogu eluks ta annab sulle kogu eluks midagi. Ja ma olen hästi tänulik, et on olemas sellised organisatsioonid, kes seda võimaldavad, et omal käel lihtsalt mina ei oleks saanud ju. Et keegi ei oota, aga et Jufu ka on selle teinud, sest me polegi saanud täna üldse rääkida, aga see, kui hästi tegelikult kõik korraldatud oli ja kuidas need vahetusõpilased kokku viiakse ja et need vahetusaastad ju saavadki sellepärast üldse sündida, et on üks tore organisatsioon, kes selle võimalikuks teeb. Mina olen hästi tänulik. Nii tore kuulda, nii ilus lõpp siia. Aitäh, et sa olid minu külaline siin täna. Aitäh kõigile kuulajatele. Ma soovitan soojalt siin podcasti äpis, kus sa seda saadet kuulad, veel üles-alla ka kerida, valida veel midagi endale kuulamiseks. Ja mõelda, et kui sul on mõni sõbranna, kelle puhul sa mõtled, et tema võiks ka kuulata seda kindlat kohta või tervet saadet, siis kasuta seda share nuppu, mis seal kindlasti play nupu lähedal on olemas ja jaga seda temaga ka. Ja kohtumiseni juba järgmisel korral.
tšau! Täiega!